Tere tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast 15. osa. Ja selle osa pealkirjaks ma olen pannud järgmine salto. Täna 13. juunil 2025 saab 2-aastaseks minu ühine matk koos vähiga. See on olnud kiire ja ilma puhkepausideta pidev liikumine ning lugematu arv kordi on ette tulnud nii palju käändeid, et vahel on tunne, kas ma ikka päriselt olen need etapid kõik selle suhteliselt lühikese aja jooksul läbi käinud või mitte. Tegelikult muidugi olen. Kindlasti ma ei ole ainuke, kelle elu vähidiagnoos on pea peale keeranud. Kuid vahel lihtsalt tundub, et minu rada on olnud eriti kurviderohke. Vaid mõni nädal tagasi sain teada, et minu jaoks pole keemiaravil soovitud mõju olnud. Siiski on mulle seda antud 3 ravitsüklit, kuid nüüd arstid ei näinud enam konkreetseid ravivõimalusi ja see oli natuke ootamatu ja muidugi ka üllatav uudis ning veidikene pani mõtlema, kuidas seda siis nüüd lähedaste ja tuttavatega jagada. Õnneks küsisin onkoloogilt, kas võiks veel korra kirurgidega nõu pidada, sest siiani on just kõik 3 lõikust mind enim aidanud. Minu organism talub suuri operatsioone hästi. Ma olen 3 lõikusest taastunud üllatavalt kiiresti ja saanud üsna ruttu oma eluga edasi minna. Minu palvel onkoloog kirjutas saatekirja maksakirurgiasse. Ei läinudki kaua, kui tuli vastus, et minu juhtum oli võetud käsitlusse ning veel samal päeval ehk siis 27. mail vaatas arstide konsiilium kogu minu haigusloo ja viimased kompuutritulemused üle. Sama päeva õhtupoolikul tuli vastus ja see sisaldas oodatud häid uudiseid. Ja selgus, et 2 uue maksametastaasi eemaldamine kirurgiliselt peaks olema täiesti võimalik. Kuna kopsudes on olukord olnud rahulik ning pole muutunud, siis mind kutsuti 4. juunil Meilahte maksakirurgiga kohtuma. See on olnud viimase aja parim uudis. Kuigi ees ootab tõenäoliselt suur avatud lõikus, ei oska ma selles mingit hirmu tunda. Kõik 3 varasemat operatsiooni on olnud minu jaoks väga positiivsed kogemused. Suurepärane meeskond, professionaalne ja soe suhtumine, rahu, usaldus. Nüüd siis ootan ja olen natuke või õigemini päris palju kannatamatu. Aeg läheb kiiresti. Aga mitte siis, kui seda nii väga ootad. Kuna mul on ühel korral kogu operatsioon määramata ajaks edasi lükatud, siis nüüd ma seda kuidagi ei tahaks juhtuvat. Mul lihtsalt ei ole aega oodata seda järgmist korda. Niigi käib ajaga võidujooks. Ja kohe, kui midagi ei toimu, mulle tundub, et ammu paigal. Kuid samas ma ei saa protsesse mitte kuidagi kiirendada. Peale eelmist uudist mulle tundub, et olen oma pere ja lähedased natuke ära ehmatanud. Ise ma ei ehmata vist enam mitte millegi peale. Sedavõrd on 2 aastat koolitanud ja õpetanud, et kõik ootamatud olukorrad on teretulnud minu ellu. Endiselt minul endal on kõige kergem, sest ma tean, kuidas ma reageerin ja isegi kui alati päris täpselt ette ei tea, siis ikkagi saan oma mõtteid sättida ja ennast iga olukorraga kohandada. Kui ma nüüd päriselt järele mõtlen, siis on see pidev ootamine muutunud omamoodi elustiiliks. Elu vähiga on nagu üks lõputu reis väikeste vahepeatustega. Pidevalt oled kusagil ooteruumis ja pead olema valmis kõikvõimalikeks uudisteks.
Samas ei saa päris lõplikult mitte midagi ise juhtida, kuid alateadlikult loodad, et just see järgmine uks, mis avaneb, on see õige. Mul on olnud palju olukordi, kus ma oleksin võinud öelda, et aitab, nüüd ma enam ei taha, ei jaksa. Aga igal korral on tekkinud uus siht, uus võimalus, kas või imeväike, ja see on viinud edasi. Mida rohkem aeg möödub, seda vähem mind huvitab, mida tähendab niinimetatud normaalne elu. Ma elan praegu oma elu sellisena, nagu see hetkel on. Mõnikord on see natuke habras, mõnikord kummaliselt rahulik ja vahel täiesti absurdne. Aga see on hetkel minu elu ja homme on jälle ilus uus päev. 4. juunil käisin Meilahtes maksakirurgi vastuvõtul ja mind on pandud uuesti operatsiooni järjekorda. Järjekorra pikkus on maksimaalselt 1 kuni 1,5. Ise ma muidugi loodan, et läheb nagu viimasel korral, kui vaba aeg tekkiski nädala jooksul. Igatahes olen selle uudise üle väga rõõmus. Ja kuigi tulemas on suur 4. operatsioon ja konkreetselt 3. maksaoperatsioon, ma ei oska seda stressata ega karta. Õde küsis minu käest, et kui peaksin hindama oma stressitaset seoses läheneva operatsiooniga, siis ütlesin, et see on 0. Kuna 0 ei saanud andmetesse kirjutada, ma ei tea küll miks, siis panime 1. Usun ja usaldan kirurge täielikult ja paremaid uudiseid ei oleks võinud hetkel oodata. See tähendab, et elame veel. Elus on nii palju ilusat, tuleb seda näha ja märgata. Nüüd on just see üheskoos aja veetmise, elust nautimise ja kaunite mälestuste loomise aeg. Ma olen väga õnnelik inimene, sest mul on imetoredad lapsed, nende pered ja kõikides peredes kasvavad maailma kalleimad aarded ehk lapselapsed. Hoia lihtsalt silmad lahti ja ole avatud kõigele kaunile, mida elu sinu jaoks on loonud. Väga raske on võtta vastu uudiseid oma lähedastest või natuke kaugematest tuttavatest, kelle eluring on täis saanud. Austan nende mälestust ja meenutan häid aegu, mis meil ühiseks kasutamiseks olid antud. Saan väga hästi aru, kui erinevad on pealtnäha samasugused olukorrad. Vähk ei ole lihtsalt diagnoos oma erinevate vormidega, vaid see on elumuutus kõikidele, kes konkreetselt vähihaigega seotud on. Minul ei ole enam väikseid lapsi, kelle eest peaksin vastutama ja muretsema, mis saab, kui mind enam ei ole. Mu oma lapsed on täiskasvanud ja lapselastel on kõikidel turvalised pered, kus kasvada. Muidugi ma tahan olla oma lastelastega ja muidugi ma tahan näha neid kasvamas, kuid ma ei saa lasta ennast mõjutada sellest, mis ei sõltu minust. Just sellepärast ma ei ole algusest peale muretsenud, vaid võtnud vastu kõik, mis elu on toonud viimase 2 aasta jooksul. Ja ma olen ju endiselt siin. Täiesti vaba tegema toredaid asju, mis kindlasti ei kao koos minuga. Inimesed, elage ja nautige asjadest, mis on olemas ja hästi. Sest mõnikord võib tulla muutus, mis viib väga palju endaga kaasa. Kuid need head asjad on sul endiselt olemas. Muuda neid asju, mida sa saad muuta. Ja võta vastu need, mida sa muuta ei saa. Nii lihtne see minu jaoks on olnud. Tänan, kui kuulasid
ja tere tulemast kuulama järgmist osa. aitäh!